mina ei olnud nii tragi inimene, et saada oma slaidid valmis selleks ajaks, kui pidi, aga nii, et mul on ainult endal slaidid. Aga teile ma ei näita. Et see tundus mulle natuke see liiga suur halduskoormus hakata nüüd siin veel koha peal neid tekitama. Jutt siis tõepoolest Tartu linna õigustest ja institutsioonidest pärast asehalduskorda, siis 19. sajand, nii kaua kui tuli uus Vene linnaseadus, et 18. sajandi lõpp, 19. sajandi esimene pool või kuni sinna teise poole esimesse veerandisse. Ma olen alati arvanud, et selle aja kohta on kõige parem allikas 1845. aastal keiserlikult kinnitatud provintsiaalõiguse esimene ja teine köide, mis siis Samson Johann Ludwig Reinhold Samson von Himmelstern tundub ka kui luuletaja. Keiserlikus kodifitseerimiskomisjonis kokku pani ja mida siis kohalikud seisused arutasid ja need samad provintsiaalõiguse köited, põhimõtteliselt kõik tollased Vene seaduse kogu köited ka Vene õigust koondavad. Kuna keiserlik ettekirjutus oli see, et ei tohi teha uut õigust, vaid tuleb koondada juba olemasolev õigus, siis on seal paragrahvide või sätete all ka viited varasematele kirjandusele või mitte varasematele varasematele õigusaktidele, kust üks või teine säte siis pärit on. Ja ma olen ka lähtunud tihtilugu sellest, et see on niisugune suhteliselt täielik ja hästi allikateni juhatav materjal. Aga nüüd oli mul käepärast ka või ma süvenesin rohkem kui varem 1827. aastal, see on siis umbes paarkümmend aastat varem ilmunud Friedrich Georg von Bunge, saksa keeles on see Darstellung der gegenwärtigen Verfassung der Stadt Dorpat aus den Quellen bearbeitet. Bunge oli ise sellel ajal 1825 kuni 1830 umbes 5 aastat Tartu linna raehärra ja kuna ta kuulus siis nende sellesse poole ette nähtud õpetatud raehärrade hulka, siis oli ta ka linnasündik ja ta väidab, et ta koostas selle siis suuresti nii-öelda iseenese vajadusest tekitada endale selge õiguslik alus, mis siin linnas toimub ja need samad Bunge viited on teinud mulle selgeks selle, et tegelikult tuleb väga palju tähelepanelikumalt vaadata ka näiteks kogu seda kraami, mis tuleb kindralkubernerilt ja kubermangu valitsusest. Et väga palju mingisuguseid selliseid üksikuid probleeme saavad ikkagi lahenduse hoopiski siin selle keskvõimu esindaja. Vahel on ka see, et see on linna enda esildiste peale tehtud asjad, et see ei pea tingimata olema see, et sealt kuberneri või kindralkuberneri kaudu tuleb tingimata just nimelt see keskvõimu initsiatiivil tekkinud uus kord ühes või teises küsimuses. Siis see, mida siin on juba tegelikult Andres rõhutas ja viitega ka Leale, see 1796. aasta kohaliku erikorra või põhikorra restitutsioon ei olnud kindlasti mitte ilma modifikatsioonideta. Ja need samad 19. sajandi õigusaktid, aga siis ka kirjandus näitavad seda, et ka asehalduskorra aegseid akte, seesama keiserlik või armukiri linnadele või siis linnakorraldus, mida Andres meile siin tutvustas, et seda näiteks päris palju tsiteeritakse, sellele osutatakse, aga ka asehaldusvalitsuse protokollidele, mida samuti käsitleti täiesti kehtiva õigusena või vähemalt selle niimoodi esmase allikana. Nii et seesama
Kuni sinna 1845, mil keiserlik siis asutuste korraldus ja seisuste korraldus on need esimesed 2 kõitset provintsiaalõigust, et seal kindlasti mängisid veel äärmiselt olulist rolli tõepoolest need asehalduskorraaegsed aktid, aga mitte ainult, siis ka need kohaliku keskvõimu esinduse kubermangude või kuberneride ja kindralkuberneri aktid, mis mind üllatas ja siin käis korra küsiti ka, et või Tiina küsis, et need hiliskeskaja puurspraaked, et kas on sellist rae oma autonoomsest võimust tekkinud õigusloomet minimaalselt. Väga vähe. Ma korralikult ühegi sellisele nagu rae otsusele ei kohanud ühtegi viidet, võib-olla ma ka loen valesid allikaid, aga ja siis, kui on ka mingisugused vaestemaja korraldus või sellised kohalikud kassakorraldused ja niimoodi, need käivad ka ikkagi kubermangu valitsusest kinnitamiselt läbi, et kui need ei ole sellel tasandil aktid, et neid peab kinnitama Vene valitsev senat, siis käivad nad kubermangu valitsusest läbi, et see, mis mina nüüd õppisin selleks ettekandeks valmistudes, oli just see, et me peame varasemast väga palju korralikumalt läbi töötama just nimelt selle kindralkuberneri ja kuberneri kontorist tulnud normiloome. Aga ka keskvalitsuse, näiteks see, mis tõesti linnadesse väga puutub, on 1807. aasta politseimanifest või kaubandusmanifest 1805 otsustavalt sekkutakse siinsesse politseikorraldusse ja just nimelt Tartu linn on see, millest alustab Vene keskvõim siin Baltimaade politseikorralduse muutmist. Ja juba rääkis seda, et politsei oli palju enamat kui ma ei tea, mees nurga peal, kes valvab korra järele. Et see põhimõtteliselt oli ju täiesti üldine linna heaolu ja hea kord väga laias mõttes, et ehitised ja ka see, kas ehitisi tuleb parandada nende, mis need on, mida me sööme? Söögikaupade müümised, taksid, vaeste hooldekanne, vaestemajad olid juba nende linnakohtuasutuste otsuste täideviimine, sillad, kogu see tulekahju värk ja tuletõrjevärk, teed, valgustus, mis iganes, et see ei ole ainult see korrakaitsja nurgal, nagu me tänapäeval politseid mõistame, vaid see on väga laialt mõistetud. Ja seda hakkab vaikselt võtma tegelikult keskvõim üle. Et esialgu seatakse sisse 1805. Sinnamaani oli siis Tartu see teine bürgermeister üks oli justiitsbürgermeister ja teine oli siis politsei või kommertsbürgermeister. Juunis 1805 suri see politsei või kommertsbürgermeister maha ja kuberner ütles, et ei pane praegu uut, ei vali uut. Ootate ära, mis toimub ja detsembris 1805 tuleb juba senatist ukaas, et Tartu linnas seatakse sisse uus politseikorraldus, on politseimeister, ei mingit politseibürgermeistrit enam ja tema tegeleb nüüd politseialaga. Mis nüüd, selle peale öeldakse, et kogu see politseikorraldus ei ole enam linnarae asi, magistraadi või magistraadi kolleegiumi asi, aga see on linna koordineeritud asutus, see on selline vahepealne järk, kus ühest küljest riigivõim kirjutab ette, need on need ja need ametnikud ja ütleb linnale, et aga teie maksate. Et linn ei tohi teha sellele politseivõimule enam mingeid ettekirjutusi linnaraad,
aga ta peab tegema koostööd sellega, et see on koordineeritud asutus, mitte subordineeritud asutus. Kui varem oli kogu see politseiasi, linnaasi, nii et 1845 selles samas provintsiaalõiguses ei ole enam sõnagi juttu mingist politseipürgermeistrist, aga on siis see varasem politsei või kommertspürgermeister on nüüd öeldud, see on kommertspürgermeister, kaubandus. Aga seesama kaubandus on ka see valdkond, kus tegelikult siis tõepoolest see keskvõim püüab ka jällegi selle kaudu tulla. 1807 seesama kaubandusmanifest, Aleksander Esimese oma, selle juurde oli ka öeldud, et see on kuulub riigi alusseaduste hulka. Ja see tähendas seda, et riigi alusseadused pidid kehtima ka nendes provintsides, kus muidu oli oma privilegeeritud õiguskord või oma autonoomne õiguskord ja tradeeritud õiguskord, et need pidid kehtima otse ka Eesti, Liivi ja Kuramaal. Ja kui 1824 tulid siis kaubanduskorraldused, täiendused gildide organisatsioonist ja teiste seisuste kaubandusest, siis täpsustati nendega sedasama uut gildikorraldust, mis oli juba pärit Katariina ajast, sellest üldisest Venemaa linnakorraldusest. Nüüd täpsustati ja parandati seda või muudeti natukese, aga ka see oli see, mis käis täielikult, kehtis ka Tartus või Balti provintside linnades, et selles mõttes ei olnud sellest kõigest mingit pääsu, et see õgvendatud kord saada linna kodanikuks, see jäi sealt tasehalduskorra ajast ikkagi pidama ja kõik muudatused, mis sellest tehti, ei olnud mitte Rae oma algatusel ja omal initsiatiivil, vaid need olid need, mis tulid ikkagi Vene keskvõimu poolt juba. Nüüd teine asi, millest ma tahtsin ka öelda, et need samad 1845. aasta seis, et me tihtilugu kipume Eesti ajalookirjutuses võtma seda sama provintsiaalõiguse esimest ja teist köidet niisuguste seadustena, mis siis olid ja jäid kuni nii kaua, kui ma ei tea, 1889 tuli siis maaõigusesse suur justiitsreform ja politseireform ja linnaõiguses varem, Toomas räägib sellest kohe, et põhimõtteliselt muudeti ka neid provintsiaalõiguse või kodifikatsioone. Ja on 1853. aasta see saksa keeles Fortsetzung, vene keeles Продолжение, et kus on need vahepealsed muudatused kokku võetud. Tartu kohta käis vähe seal selles, et ainult nii palju, kui siis kirjutati ette suhtlemiseks teiste Venemaa kubermangude asutustega, et ka see erinevate asutuste vaheline suhtlemine oli tegelikult reguleeritud, et see oli ammendav loetelu, milliste kohalike asutustega tohtis Tartu raad otse suhelda ja kus ta pidi ka nende samade kohalike Balti provintside puhul või isegi Liivimaa puhul pöörduma kõigepealt hoopiski kas kuberneri poole ja teatud juhtudel Liivimaa õuekohtu poole, et need olid justiitssüsteemis oli siis õuekohus see kõrgemal seisev instants juba Rootsi ajast, aga mulle tundub, et siin või Rootsi ajast saati, kui õuekohus üldse tehti, et Tartu oli see, kes oli siis õiguslikult allutatud Liivimaa õuekohtule, erinevalt näiteks Riiast või kes võis otse Svea õuekohtusse kuninga poole pöörduda. Nüüd on Tartu linna puhul üks huvitav asi, mis on pärit hoopiski mitte linnaõigusest või ka keisriõigusest või põhimõtteliselt on keisriõigusest pärit. Tartu Ülikool, mis 1802 asutati. Veel enne seda, kui see ülikool oli jõudnud
tegutsema hakata või avatud, siis andis kohalik militeerkuberner Golitsyn välja selle käsu, et selleks, et oleks kindel, et sellesse akadeemiasse nüüd eriti palju inimesi tuleb ja kõik tahavad seal õppida, siis edaspidi on niimoodi, et Liivimaa ja Eestimaa kubermangudest pärit inimesed, olgu nad aadlikud kodanlikust või ka mõnest muust seisusest, peavad kõik olema õppinud selles ülikoolis 2 aastat, kui nad tahavad saada mingisse ametisse, mis nõuab juriidilisi teadmisi. Et seda modifitseeriti, seda käsku ülikooli asutamisaktiga detsembris 1802, kui öeldi, et siia alla käivad mitte ainult Liivi, Eesti, vaid ka Kuramaa. Kuramaalased olid vahepeal ülikooli asutamisest kõrvale tõmbunud, et nad tahtsid seda hoopiski Jelgavasse või Miitavisse, kui saksa nimega öelda. Ja seal oli ju ka tõepoolest juba olemas selline gümnaasiumi lustre või peaaegu ülikool, mida nad siis tahtsid, mille pinnalt nad tahtsid ülikooli teha ja ausalt öeldes, kui ma olen vaadanud neid dokumente, neil oli see professorite komplekt põhimõtteliselt koos. Et siis, kui Aleksander I Pauli otsused jälle kõik ümber keeras ja ütles, me teeme selle ülikooli ikkagi Tartusse, siis Kuramaa rüütelkond enam kampa ei löönud ja raha ei maksnud. Ja Eesti ja Liivimaa rüütelkonna kuratoorium sai selle ülikooli siis avatud ja Parrot läks ikkagi Aleksandri juurde ja ütles, et ei, see pole piisavalt hästi avatud, nüüd teeme uue asutamisakti. Ja seal öeldi siis seda, et see 3 aastat peab olema siin koha peal tudeerinud ja vakatsiooniperiood või kui kaua kestab, et kuni see seadus kehtima hakkab või see eeskiri kehtima hakkab, pidi olema 5 aastat. Nii et kui ma siis olen kõik asjad ära arvutanud kokku, mis sealt pidi tulema, siis 23. aprillist 1807 oleks pidanud olema see olukord, et Eesti, Liivi ja Kuramaal ei saa ametisse enam juriidilist teadmist nõudvasse ametisse keegi, kes ei ole õppinud Tartu ülikoolis ja tegelikult oli siis seal Aleksandri asutamisaktis lisatud ka juurde või mõnes muus Venemaa ülikoolis. Kui ma vaatan nüüd seda provintsiaalõiguse esimest köidet, siis on seal 2 linna, kelle puhul öeldakse, et ülemsekretär peab olema õppinud mõnes Venemaa ülikoolis. Need on Tartu ja Pärnu. Et Riia puhul ei öelda, Tallinna puhul ei öelda teiste Liivimaa linnade puhul, ei öelda teiste Eestimaa linnade puhul, et need nii-öelda endised ülikooli linnad või Tartu tollal väga aktuaalne ülikooli linn, et seal oli siis sellele Rae ülemsekretärile ette kirjutatud, et tema peab olema õppinud selles mõnes Venemaa ülikoolis, Tartu seal hulgas. Mis ei olnud üldsegi väike ettekirjutus. Sellepärast, et tollased kohtusekretärid täitsid tegelikult sisuliselt, tegid kohtutöö ära sisuliselt. Et ma olen uurinud Viru Järva meeskohtu koosseisu 19. sajandil. Kohtunikud olid veel 1870 ja niimoodi olid kohtunik ja assessorid, need olid kõik aadlikud. Vahel juhtus mõni juurat õppinu hulka. Vahel oli mõni õppinud kameralistikat, see oli selline majandusteadus. Vahel oli mõni olnud ohvitser, aga olid ka neid, kes olid lihtsalt täiskasvanud saanud ja rüütelkonna liikmena maateenistusse astunud. Aga see, kes pidi kõik asjad ette valmistama, kõik asjasse puutuvad seadused ette valmistama, otsuse projektid ette kirjutama, see oli kohtusekretär. Ja see oli näiteks seal Viru Järva meeskohtus doktorikraadiga Pauker, Karl-Julius Pauker, et nende sekretäride positsioon tegelikus õiguse mõistmises, sisulises õiguse mõistmises oli palju suurem kui neil tähtsatel aadlikel või ka raehärradel. Oli ka ette kirjutatud, see oli nüüd Liivimaa õuekohtu reskripti järgi, et kui härrased kavatsevad kõrvale kalduda sellest, mida sekretär ütles, siis peab sekretär panema sinna
sinna kohtuotsuse juurde oma märkused. Härrad otsustasid teisiti kui see, mis ma neile ütlesin ja tegelikult läksid niimoodi siin kohalikul tasandil läksid otsused kõrgemasse instantsi revisjoni, ühesõnaga kõik kõrgem instants vaatas üle, mis seal alamas astme kohtus üldse tehti. Nii. Lea näitas mulle korra juba seda 5 minuti seda ja ega mul midagi väga palju uut ei olegi öelda, et ma tunnistan ausalt, et ma ise ei ole jõudnud kogu seda kubermangu valitsuse normiloomet läbi töötada, aga tunnistan või vähemalt ütlen ausalt välja, et leidsin üles, et seda tuleb teha. No nii, me saime ajaloolased väga suure ülesande, et hakkame siis peale otsast. Et kuna ma ise olen just kindralkuberneridega tegelenud, siis ma oskan seda ainult kinnitada, sellepärast, et sealt tuleb ikka puhast kulda ja nad on linnadega tegelenud üksjagu. Seda enam, et kuidagi see Vene keisriigi võim provintsides ulatus peamiselt linnadesse. Sest see maa jäi ikkagi nagu rüütelkonna valitseda suuresti. Et selles mõttes linnade puhul sellele kahtlemata tuleb tähelepanu pöörata, aga ma annaks küsimusteks võimaluse. On ju 2 sorti politseid tegelikult. Üks on see tavaline politsei, politseimeistri politsei ja teine on sandarmeeria. Millal Tartus sandarmeeria tuli, kas sa oled märganud seda dokumentides? Tunnistan päris ausalt üles ei tea. Et Lea, oskad sina? Minu meelest ta tuleb alles sajandi lõpus ja ma ei ole 19. Mis see? et me kunagi oleme natuke ju tegelenud kõikide nende institutsioonidega. Ma ei tea, äkki keegi teab täpsemalt, aga igal juhul ei ole, et 19. sajandi esimesel poolel siin mitte eriti näha. Parandage, kui keegi teab. Oli nüüd ehtsalt riiklik. Ja, sest seal tuleb see, et raudtee arenguga seoses, kui raudteel oli eraldi oma sandarmeeria ja nii edasi. Ja üleüldse see sandarmeeria muutub selliseks oluliseks ikkagi pigem 20. sajandi alguses. Aga küsimusi veel? Siin oli juttu sekretäride tähtsusest, eriti haritud sekretäride tähtsust. Kas on ka uuritud, et kuidas see sekretäride karjäär mõnikord, mul tuli meelde siin Lea ettekandes Kadebusch oli sekretär ja pärast oli Raes väga tähtsal kohal, eks juhtiv mis ta pürgermeister lausa. Et kas sekretäride karjääri selles asutuses, kus ta alguses oli sekretär, on ka niimoodi eraldi kuidagi jälgitud? Lea, tahad sina vastata, et mina ei ole jälginud ja mulle tundub, et meil ei ole seda tehtud. Ma üldse tunnen väga suurt puudust selle järele, et meil oleks selline ametnikkonna läbiuurimine siin nendel aladel ära tehtud, et ma ütlen, ma ise selle Viru-Järva meeskohtu tegin, aga ma tundsin, et ma olen tegelikult vales valdkonnas, et selle personaaliaga ei peaks tegelema õigusajaloolane. Aga Kadebusch muidugi kõlbas raeärraks sellepärast, et ta oli see õpetatud raeärra, et ega see sama Punge oli meil ju, tema ei olnud sekretär, tema oli ülikoolis vene keele lektor ja tõlk sel ajal, aga tema ka valiti õpetatud raeärraks ja selle peale siis pidi üks neist õpetatud raeärradest linna sündikuametit täitma. Et Rae see ülemsekretär oli veel omakorda eraldi tegelane kui sündik, Aga minu meelest meil ei ole neid, ma ei tea, kas Erik Hamburgeri andmekogu saab kasutada meie omade puhul ka. Ma siin ette valmistades vaatasin ringi raamatute nimekirjades ja 60. aastal andis Herder Instituut välja mingi Torpater raatsliini. Seal on ametnike loetelud ja taga oma elulugust ei viitsinud lugeda, need elulood on ka taga. Aga see on
internetis kättesaadav. Etera on selle digiteerinud. aga seal on ka sekretärid. jah, sekretärid ja isegi esimesed eestlased Tartu linnavalitsuses kuskil enne esimest maailmasõda on seal kenasti kirjas. Iseasi, kui usutav ta on nagu RTL Instituut välja andis, siis kus me ikka paremat saame. Ja ma vaatasin ka sellele raamatule just hiljaaegu peale, et ta muidugi kurdab alguses, et ta on allikatest eemal kahjuks. Aga eks ta siis pani kokku selle, mis tal oli, mis tähendab seda, et tegelikult ilmselt on kusagil veel mingeid materjale. Ja see raamat aitaks seda teha, aga selline graafiline analüüs kahtlemata kuluks tohutult ära. Ma arvan, see on üks siuke desideraat. Ja me saaks palju paremini ühiskondlikest protsessisest aru, kui me saame aru, kuhu saavad konkreetsed inimesed liikuda, kui palju neil neid võimalusi on ja mida selleks vaja on. Nii, ma nägin veel ühte kätt. Ma küsiks selle politsei nii-öelda reformi kohta, et ta väga palju siis nagu läks üksikasjalikumaks ja läks siis keskvõimu juhtida rohkem. Mis ajast hakkas ka politsei hoolitsema, et linnakodanikud ka õigesti mõtleksid nende või tuli see alles siis, kui tuli Ohranka? Mõtlen praegu, et minu meelest tsaari ajal ei saanud sellega kuigi hästi toime. Ikka nõukogude aeg on esimene niisugune kõige tõhusam püüd seda teha minu meelest. Et see Ohranka aga need olid ikka väga käpardlikud veel minu meelest, aga see on nüüd hinnanguline selline. Tsaari ajal loomulikult oli olemas tsensuur. Ja tsensuuri reegleid ka pidevalt muudeti, nii et see on niisugune nii ja naa, aga see ei ole nagu selline, kuna see oli ka järeltsensuur ju, eks ole, et nii-öelda juba ilmunud asi võid ära keelata, aga samas ei olnud nagu eriti, need raamatud vahel pidid trükiloa ka saama tsensuurikomiteelt, jah. Et selles mõttes trükiste tsensuur oli olemas, aga see on politseivalitsuse asi, selleks oli eraldi tsensuurikomitee. See Tartu Ülikooli juures oli professor. Ja ülikool üldse ei tahtnud sellega tegelikult tegelda, aga see pandi talle ülesandeks. Nii, saame vist edasi minema. Aitäh!